Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Meil Eestis on linnasid palju, hulk laulegi loodud on neist. Küll Tallinna tornidest, Viljandi järvest, küll Tartust ja Emajõest. Ka linnast, mis Narva jõe kaldal, teil paljugi laulda ma võiks. Seal elavad tuhanded nägusad neiud, kes tublid ja armsad kõik. Ma Narva neid tean, haloo, neid ikka kiitma pean, haloo. Kas ei ole see õnnelik voorus, mitte iialgi südamest kaotada noorust, nende mõtted on siirad head, haloo, ja alati püsti neil pead, haloo. Seepärast usu mind, sõbrake armas, võta naine kui võimalik Narvas. On linnasid palju, hulk laulegi loodud on neist. Küll Tallinna tornidest, Viljandi järvest, küll Tartust ja Emajõest. Ka linnast, mis Narva jõe kaldal, teil paljugi laulda ma võiks. Seal elavad tuhanded nägusad neiud, kes tublid ja armsad kõik. Ma Narva neid tean, haloo, neid ikka kiitma pean, haloo. Kas ei ole see õnnelik voorus, mitte iialgi südamest kaotada noorust, nende mõtted on siirad head, haloo, ja alati püsti neil pead, haloo. Seepärast usu mind, sõbrake armas. Võta naine kui võimalik Narvas. Kommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siit Kuku Raadio Keskpäevatund. Kuku otsestuudios Hindrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis muidugi vana hea Artur Rinne Narva valssi. Raimond Valgre kirjutatud ja tõepoolest, kes tahab, võtku endale naine Narvast, aga kes tahab näha poliitilist tsirkust, mis ka tsirkus on, siis ikkagi minge ja sõitke Narva, sest seal näidatakse linnavalitsuse majas korraga 2 linnapead ja 2 volikogu esimest. Umbes samamoodi nagu vanasti näidati laadal habemega naist ja 2 peaga vasikat. Aga Narvas on võimuhimu lihtsalt nii suur, et juhtide toole kõigile ei jätku ja siis võetakse neid lihtsalt kõrvaltoast, pannakse saali oma kohale, istutakse sinna ja öeldakse, et mina olen uus linnapea, mina olen uus volikogu juhataja, hoolimata sellest, et demokraatlikult on need juba ükskord valitud. Demokraatlikult valiti nad ka seekord selles mõttes, et linnavolikogu istungi, linnavolikogu koosseisust 1 häälte enamusega 16 liiget, valis tõepoolest uue volikogu esimehe ja uue linnapea. Ainus probleem on see, et seaduse kohaselt ei ole see linnavolikogu, mis kokku kutsuti, seaduslik. Ehk siis tegelikult jah, meil on täna Narvas 2 volikogu esimest ja 2 linnapead ja nii on, ühed on seaduse kohaselt seaduslikud vähemalt 6 aega veel, sest 6 aja pärast hakkab kehtima seaduse muudatus, mis võimaldab ka linnavolikogu liikmetel linnavolikogu kokku kutsuda ilma, et volikogu esimees selleks ettepaneku teeks. Praegu tõepoolest on nii, et peab ametis olev volikogu esimees selle kokku kutsub. Hingel on seda küll valus kuidagi teha, aga siin on vähemasti mingites ringkondades üritatud jätta muljet justkui nagu Keskerakond Narvas ja lisaks Urbo Vaarman üritaksid nagu mingisugust tsirkust korraldada, aga siin peab nagu nende kaitseks välja astuma ja ütleme, tuletame siiski meelde, et
Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin ja just nimelt nemad kahekesi koos, mitte Mihhail Stalnuhhin üksinda, on selle tsirkuse korraldanud, kus sisuliselt 3 kuud ei ole volikogu kokku kutsutud ja ei ole saadud nii-öelda võimupööret siis teostada, kuigi teada on, et hääli vanal koalitsioonil enam ei ole, et ma käisin aprilli alguses käisin Eestist ära mõneks ajaks, siis ma mäletan, kuidas ennem seda, see oli juba mitu nädalat oli see jant kestnud ja siis ma mõtlesin, et kui tagasi tulen, küll siis on tehtud, aga vaata, kuidas on läinud, eks ole. No jaa, vaata see, millele sa viitasid, Stalnuhhini tegevus, kes mitme kuu vältel ei kutsunud volikogu ametliku istungit kokku, teades, et sealt tuleb umbusaldus, see on selles mõttes seaduslik, ehkki see ei ole poliitiliselt korrektne. See on seaduslik jah, ja see on ka selles mõttes inimlik, et kust kohast Mihhail Stalnuhhin siis edaspidi sissetulekut võtab, et Narvas on ju nii-öelda nii linnapea kui linnavolikogu esimehe sissetulekut nagu päris kenakesed, eks ole. No jaa, aga Stalnuhhini väited on ka, mina ei tea, Stalnuhhin peaks muidugi peeglisse vaatama, ta kindlasti vaatab peeglisse, aga see ei ole Eesti peegel, kuhu ta vaatab, et Stalnuhhini väide, et sul on õigus, et Eestis peegleid ei toodeta minu teada. Sa said väga hästi aru, nagu kuulaja. Narvas on kõik vanad veneaegsed peeglid, sealt paistab kõik teistmoodi. Ma tahtsin öelda, et Stalnuhhini väide, et volikogu ei olnud vaja kokku kutsuda, kuna linn toimib, on ju demagoogia klassika, see on demagoogia tippväide. Kui linn toimib, siis ei peagi volikogu kokku kutsuma. No see on see klassikaline küsimus, et mis on need 2 põhjust, et juht lahti lasta, et esimene põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja mitte midagi ei juhtu, sest et milleks teda siis vaja on, ja teine põhjus on see, et kui ta läheb puhkusele ja kõik kukub kokku, sest et ilmselgelt on ta oma töö tegemata jätnud. Jaa, aga see Narva olukord on siiski ju pole mingisugune uus asi ja keegi, me viskame selle üle siin mõnusalt nalja, aga tegelikult see jama on kestnud seal aastaid, et mitte öelda aastakümneid, alles suhteliselt hiljuti ju siis oli seal Narvas etendati siis lavastust kunagise Narva referendumi läbikukkumisest ja aegadest, mil siis Aimar Altusaar ja Indrek Tarand seal möllasid ja olid Eesti Vabariigi esindajad ja kui Indrek Tarand siis lihtsalt sisuliselt bluffis toonased sellise Transnistria taolise vabariigi tegijad bluffis seal nurka ja Eesti Vabariik tuli sellest olukorrast puhtalt välja, aga paistab, et pärast seda on nagu üldiselt see huvi kadunud mingi aeg, erakonnad üritasid seal tegutseda, aga praeguseks isegi, ma ütleksin, et isegi, ma ei tea, kas Keskerakonda võib siis nüüd lugeda mingisuguseks tegijaks seal, sotsid, kes mingi aeg seal tegelesid ja ka Jevgeni Ossinovski, kes suutis siis näidata oma kogutud häältega taldu kõigile teistele, ka tema on kaotanud igasuguse huvi, nii et lõppkokkuvõttes, et kui erakonnad ja riik kaotavad huvi sellise piiriäärse linnakese vastu, mis ometigi välismaa ajakirjandus on kogu aeg esil, et siis juhtubki, et see kohalik, isegi eesti keeles ei ole päris head sõna selle kohta, ühtegi venekeelset sõna ei tahaks kasutada, see seltskond, kes seal koha peal võimu juures on ja kes saab võimust aru täpselt sellisel vanal, kas nõukogulikul või siis praeguse Venemaa tasandil, et võim on see, mille juures olles sa saad endale personaalset hüvesid, kus sa saad endale töökohti, kus sa saad oma sugulaste firmadele lepinguid, see kõik toimub Narvas ja Ida-Virumaal. Eesti Vabariik vaatab minu meelest seda pealt ja mitte midagi ei tee, aga ausalt öeldes ei oskakski teha. Ma ei ole Priit suga päris nõus selles mõttes, et kui Narva kolledži rajamine oli, siis tegelikult oli see tohutu suur samm edasi ja Narva kolledžis õpib ju ka väga palju välistudengeid, ehk siis tegelikult Narvas võib tõepoolest tänaval kohata ka noori inglise keelt kõnelevaid inimesi, ameeriklasi nende hulgas. Sõjaväelinnaku rajamine Narva on tegelikult üks suur samm, mida Eesti riik teeb, aga Narva probleem on paljuski selles, et paljud inimesed elavad väga kapseldunud keskkonnas, neid seob elukoht kortermajas, naabrid, kellega pingile istudes asju arutada ja aeg-ajalt jõe tagant Venemaa valduses olevast Eesti linnast, Jaanilinnast mingisuguseid nõukaaegseid muusikapalasid kuulata ja nii paraku on, aga Hanno Pevkur, kaitseminister, oli ka siis paar päeva tagasi Narvas, kohtus mõlema linnapeaga näiteks
nii ametlikult ametis oleva kui ka siis sellel mitteametlikul volikogul linnapeaks valitud Jaan Tootsiga. Ja õhinapõhise linnapeaga. Aga kohtus ka kohalike elanikega ja ma küsisin temalt, et mis siis kohalike elanike peamine mure on. Ja mulle veidi üllatavalt ütles ta, et kohalike elanike peamine mure on see, et kui tuleb Eesti sõjaväelinnaks, siis osa Narva elanikke viiakse jõuga Narvast ära. Kas te kujutate ette, mis inforuumis nad siiski elavad? Ja see on ikkagi täiesti totruse tipp. Ja see on reaalsus. Kuidas see võimalik on? No küsimus ei ole mitte ainult Narvas, vaid küsimus isegi meil siin Tallinnas on niinimetatud Ida-Lasnamäe piirkond, kus ka elatakse hoopis teistsuguses inforuumis ja nii edasi. Aga see, mis sa viitasid, et tehtud on, eks ole, kolledž, Narva ja nüüd sõjaväelinnak. Eesti riik tegutseb küll nii-öelda Narva suunas, aga seda sõltumata sellest, mis nii-öelda Narva kohalikus poliitikas toimub, et sellest ei lasta riigi tasandil ennast väga segada, aga poliitilises mõttes ollakse Narvale küll käega löönud, see on muidugi tõsi. Aga see, mis sa ütlesid, et selles ei ole midagi uut kogu selles Narva protsessis, siis siin tuleb vahet teha kahel asjal. Üks asi on selline nii-öelda Narvase poliitiline olukord, see, mis toimub Narva poliitikas ja see jant on seal käinud kogu aeg. Aga see, kuidas praegusel hetkel Raiki ja Stalnuhhin ja Raik on viimastel kuudel lähenenud sellele olukorrale, siis see on küll pretsedenditu ja see on küll eriline, sest et me ei ole omavalitsuste tasandil, me ei ole nagu sellist hanitamist kunagi varem näinud, et jah, Paldiskis näiteks Jaan Möldri juhtimisel kunagi kasutati taktikat, et kuna volikogu koosseis ei sobinud, siis nii-öelda kutsuti esile volikogu koosseisu volituste lõppemine ja seda põhjusel, et oli teada, et uude volikogu koosseisu ei ole lihtsalt valimistulemuste tõttu opositsioonil võimalik saadikuid pakkuda, sest et inimesi ei olnud nagu piisavalt ja nii võeti linnas võim üle. Aga kõikide selliste pretsedentide häda on see, et kui need üks kord on ära tehtud, siis võidakse neid hakata uuesti tegema ja võidakse hakata tegema järgmistes omavalitsustes, et me oleme seda näinud Riigikogus, eks ole, viimaste aastakümnete jooksul, kuidas justkui tehakse mingi seadusloome arutelul või mingisuguses komisjoni töökorralduses justkui mingisugune ainulaadne praktika juurutatakse ja siis see muutub nii-öelda nagu mustriks. Ja selle Narva praeguse juhtumi kõige suurem häda ja probleem ongi see, et nüüd on justkui ka teistes omavalitsustes tehtud lahti uks sellisele nii-öelda jokutamisele, lolli mängimisele, inimeste hanitamisele, tegelikult lihtsalt ainult iseenda peale, aga mitte selle omavalitsuse peale mõtlemisele. Ja siin võib muidugi arutada selle üle, et kelle idee siis on, et kas see on Katri Raigi idee või on see Mihhail Stalnuhhini idee. Vahet ei ole, nad on võimul olnud koos ja teinud seda koos. Et siin on nagu üks küsimus, mis kohe pistab oma inetu pea siin laualt välja, on see, et kas Katri Raik üldse saab nagu pidada selliseks usaldusväärseks ja pädevaks, no mitte pädevaks, usaldusväärseks poliitikuks enam nüüd pärast seda, kui ta on istunud siis mitte ühes paadis, vaid lausa öelda ühes vannis koos Mihhail Stalnuhhiniga, kes on aktiivselt välja näidanud ennast kui Eesti Vabariigi vastane inimene, kes on kirjutanud sellest, et Tallinnas on võimul fašistid ja mida iganes, et kõik võivad ju lugeda vanu ajalehe artikleid. Nüüd Katri Raik, kes kogu aeg on olnud selline viimane lootus Narvas, inimene, kes räägib puhtalt eesti keelt ja võitleb Eesti asja eest, isegi siis, kui tal parajasti punane seelik seljas on, aga ikkagi justkui oma. Mulle tundub, et Katri Raik on ületanud selle piiri, mis tema sellist nagu usaldusväärsust üldse kuidagi defineeris, et tema usalduskrediit on täielikult otsa saanud ja ta on lihtsalt üks nupukene sellest Stalnuhhini laual ja mingisugust kasu sellest, et Katri Raik Eesti nimega, Eesti poliitik on Narvas mingisuguses võimukoalitsioonis või võimukompotis, sellel üldse pole tähtsust, sealt aetakse täpselt ühte seda sama asja ja see, mis sina ütlesid, et see on tõepoolest, see on nakkav, et ega siis kohalikud omavalitsused, suhtudes täieliku lugupidamisega kohalikesse omavalitsustesse, me näeme, et seal on klannid, et seal toimub teineteisele jala taha panemine, toimub sellist nagu teatud sorti pisikene kohapealne sigatsemine, et sellise poliitilise kultuuri tase nii mõneski kohas on üsna madal. Ja poliitikud on kõigeks võimelised. Ja tõepoolest, kui nüüd siis
õpetaja rolli astub siis Eesti Vabariigi vaenlane Stalnuhhin ja Eesti sadade omavalitsuste siis nagu sellised nii-öelda jutumärkides kavalamad töötajad, aga mõtle, kui hea. Meil omavalitsusi on siiski alla 100. Jah, et enne, mul olid vanad andmed, need olid enne omavalitsusreformi. Et mõtle, kui hea nipp, kui me võiksime kogu täpselt samamoodi teha, siis kujutage ette, milline moraalne mõju sellel on, et Mihhail Stalnuhhin osutub siis selleks õpetajaks, kes õpetab Eesti alla 100 omavalitsuse, et kuidas sigatseda, kui parajasti vaja on. Ja ma oleksin ikka väga imestunud, kui selliseid tublisid õppureid välja ilmuks mõne aja pärast. Katri Raik on muidugi korduvalt ajakirjanduses öelnud ja kommenteerinud oma suhteid Stalnuhhiniga ja on korduvalt öelnud, et seal ei ole mitte midagi poliitilist, nad mõlemad. Aga sa on kogu aeg kaasa mänginud. See ei ole minu väide, ma kordan, see on see, mida on Katri Raik öelnud, aga vaatasin seda volikogu istungit, mida kanti üle, seda mitte tunnustatud ametlikult, seaduslikult tunnustatud Narva volikogu istungit, mida kanti ka üle, kus osales siis 16 inimest, kes hääletasid kõik täpselt nii, nagu 16 hääletama pidid. See volikogu istung oli kakskeelne, ehk siis seaduslikult tõepoolest kõik ettekanded ja esinemised ja volikogu istungi juhtimine toimus eesti keeles, aga väga paljud ettekandjad palusid. Sa selle kommentaariga jätad justkui mulje, nagu see siiski oleks olnud nii-öelda nagu seaduslik istung. See oli ikkagi õhinapõhine istung. Jaa, ainult et, ma ei tea, ainult et volikogu istung toimus kahes keeles, jah. Selles mõttes, et väga paljud ettekandjad palusid, et nad võiksid esineda ja esitada oma ettekandega vene keeles, mis on ka lubatud. Ja Narvas ilmselt vältimatu, sellepärast, et tõepoolest seda kanti ka otse üle internetis. Ja ärme unusta nüüd ära, et suur osa nendest saadikutest, kes seda palusid ja palusid nad sellepärast, et suur osa sellest 16 inimesest ei saa aru eesti keelest, suur osa nendest inimestest on Keskerakonna fraktsiooni esindajad. Narvas sellesama Keskerakonna esindajad, kes praegusel hetkel üleriigilises poliitikas võimleb selle nimel, et olla minimaalselt järgmistel valimistel teine erakond oma toetuselt, aga võib-olla ka nii-öelda kindlasti ei ole kadunud lootus, et nad võiksid ka esimesed olla. Keskerakond sel nädalal parlamendis tegi ju populismi ettepanekute meistriklassi, absoluutselt, see oli ikka väga võimas. No ütleme ka nende siis praegused populaarsusreitingud, et ühiskonna Norstati värske küsitlus Isamaa toetab 27, Keskerakonda 21,2, EKRE 13,7, et need on siis nii-öelda olulisemad ja sotsid 13,1%, Reform 12,3%, parempoolsed 6,5% ja Eesti 200, ma arvan, et nad pakivad kohvrid, et ega pole mõtet neid numbreid ette lugeda enam, kõik on läbi. Aga populaarsus saab ainult tõusta, Keskerakond taas esitas, eks ole, selle seaduseelnõu, et Riigikogu liikme palk tuleks siduda täiskogu istungitel osalemisega, ehk siis kui osaled pooltel istungitel, saad pool palka ja nii edasi. Nad on seda varemgi teinud, nüüd esitasid taas. Teine eelnõu, mille nad esitasid, oli see, et Vabariigi Valitsuse liige ehk siis minister, kes saab oma palgale seaduse põhiselt 20% esinduskulusid lisaks, ei pea erinevalt parlamendi liikmest esinduskulusid deklareerima, ehk siis piltlikult öeldes minister ostab majoneesi selle raha eest, siis ta ei pea selle kohta arvet esitama, aga parlamendi liige peab jälle populistlik seaduseelnõu, mis tegelikult toob kindlasti hääli juurde ja kolmandaks muidugi see opositsioonipoliitikute kogunemine esmaspäeval, kus nad arutavad, kuidas Jürgen Ligile võimalikult efektiivsemalt umbusaldust avaldada, mis kindlasti läbi ei lähe, on veel üks samm. Muidugi nende eelnõudega, nende kohta oleks vast õigem öelda seda, et nii-öelda need on praegusel hetkel esitatud populistlikel põhjustel, sest et 9 kuud on jäänud valimisteni. Aga kui me nüüd vaatame, et samas jälle, kui me nende eelnõude sisusse vaatame, siis need ju tingimata kõige rumalamad ei ole. Kõik loevad raha, aga raha see tegelikult väga palju juurde ei too. Ei, raha see juurde ei too, aga ütleme, see Riigikogu liikme palgaks, kui ikkagi
kui inimesed on valinud ühe inimese Riigikokku, siis nad on valinud nii tema heade külgede kui ka vigadega, aga see, mis puudutab nii-öelda seda ministrite palgalisa, kuluhüvitist või kuidas seda iganes nimetada. Mis on 1700 eurot kuus. Teate, vaata, küsimuse vahet ei olegi nii väga selles, et kui suur ta on, aga pigem on nagu vahe on selles mõttes põhimõtteline, et arvestades, kuidas riik reguleerib eraettevõtluse puhul kulude hüvitamist, mida saab hüvitada, kuidas saab hüvitada, kui ranged ollakse selle jälgimisel, kui kõvasti kogu see asi on maksustatud, siis on tegelikult ikkagi nagu väga piinlik ühest küljest see, et ministrid ei pea esitama, aga veel piinlikum on lugeda arvamusi sellest, et me peaks ka Riigikogu liikmetele kuluhüvitisest tegema hoopis palgalisa, mille kohta mingisugust aruandlust ei jaga, et seda saab teha ainult juhul, kui te eraettevõtlusele sarnased reeglid kehtestada, aga tänasel hetkel eraettevõtlust erinevate kuludega pitsitatakse ikkagi väga rängalt, väga palju tegelikult sisult täiesti loogilisi kulutusi on väljas selle alt, et neid oleks võimalus ilma erisoodustusmaksuta teha, et sellises olukorras on nii-öelda 116 inimese, eks ole, mingi eristaatusse seadmine lihtsalt nagu jabur. Rahaliselt loomulikult see riigieelarve kontekstis ei ole mitte midagi. See läheb, muuhulgas see resoneerub täitsa hästi, siis selle neljapäeval saime teada siis seda, et Keskkriminaalpolitsei lõpetas sotsiaaldemokraati juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste uurimise, nii et siis teatavasti siis teda kahtlustati selles, et ta ei ole... Ei kahtlustatud, teda kuuleti ainult tunnistajana üle. Ja kahtlustust talle ei esitatud. Ja, tema oli tunnistaja, aga kahtlustati siis seda inimest, kes oli talle esitanud arve. Nii, anyway, kogu see asi heitis Lauri Läänemetsale väga pikalt, väga vastikut varju, et see on nüüd fakt, kas ta oli tunnistaja või oli ta seal kahtlusalune, see ei olegi nii tähtis. Et nagu vanasti, et kas peksti sind või sina peksid kedagi, aga midagi igal juhul oli ja me vaatame sinu peale nagu terasema pilguga, aga see, mida siis Lauri Läänemets selle peale teatas kohe seda, et Riigikogu kuluhüvitiste kord senisel kujul ennast ei õigusta, selle peaks ära kaotma või süsteemi muutma ja siis ma tsiteerin, siis mida siis Läänemets soovitab lisada palgakomponendina, ära kaotada, lisada hoopis fraktsioonidele lisaressursina, et Riigikogu fraktsioonid võiksid selle raha eest erinevates piirkondades rahvakohtamisi teha, Narvas minu meelest täitsa hästi võiks teha selliseid kulusid katta või siis läbi fraktsiooni mingi süsteem teha. Nii et saanud korraks kõrvetada, Lauri Läänemets otsustas kohe soovitada lõpetada kuluhüvitist. Muidugi ta otsustas, sest et tal oli hea ta sai mööda näppe jubedalt selle asjaga. Ta sai ise mööda näppe, aga tal oli hea soovitada, sest ta teadis, et räägin, mis ma siin räägin, ega ei muutu nagu nii mitte midagi. See on selge, ei muutu küll, aga ma selle Narva teema lõpetuseks veel tahaks soovitada otsida üles ja lugeda ühte huvitavat kirjutist, mis oli, ma küll ei mäleta, millises väljaandes, aga sealt toodi Narvaga paralleelina välja kas Itaalias või mingites teistes riikides olevat süsteemi, kus on seaduslikult selline olukord, et kui kohalik omavalitsus ei saa keskvõimu arvates oma asjadega hakkama, siis on keskvõimul võimalus see laiali saata, mehitada ise see kohalik omavalitsus teiste inimestega, määrata need sinna paika ja teha seda mitte üks kord, vaid korduvalt, kui ka pärast seda siis nii-öelda valve äravõtmist keegi midagi paremaks ei lähe. Ja minu meelest see ei ole üldse halb süsteem. Ma ei ole kindel, et ma sellises riigis tahan elada. Just nimelt. Itaalias, sa ei tahaks Itaalias elada? Need olid jumalast demokraatlikud riigid, Itaalia ja veel 2 või 3 siis Euroopa demokraatliku riiki, Euroopa Liidu liiget. Jah, selline süsteem ikkagi läheb nagu väga põhimõtteliselt ju vastuolu mingisuguste elamisalustega, mis meil on, et see kindlasti ei ole asi, mida tingimata õppima peaks, ega Itaalias on ka niimoodi, et igal pool küll ei tahaks elada. Ja millise kiusatuse see tekitaks valitsusele tegelikult, oi. Väga põnevaks ajakirjanikuna töötades. Ajakirjanikuna ei tea, see läheks ikkagi pika peale tüütamaks ja vaata seal tekiks see efekt, et jube ruttu muutuks ühiskond immuunseks
selle üle, mis tehakse, et esimesed paar korda, kui selline ülevõtmine teha, siis see pälvib suurt tähelepanu, aga sealt edasi, et see ei ole kindlasti suund, kuhu Eesti riik liikuda võiks või peaks. No ja ühesõnaga kirjutab siis sellest Martin Adamsoo ja kirjutab niimoodi Facebookis. Adamsoo 2 A-ga ja Soo 2 O-ga. 1991. aastal võeti Itaalias vastu seadus, mis lubab keskvalitsusel saata laiali kohaliku omavalitsuse, kui on tõsine alus arvata, et see on lakanud toimimist ja langenud kuritegeliku kontrolli alla. No vot, see kuritegelik kontroll nüüd oli niisugune asi, et 1993. aastal kinnitas Itaalia ülemkohus, et seadus on kooskõlas põhiseadusega. Sellest alates on keskvõim pannud Itaalias kinni üle 10 omavalitsuse, kõige markantsemalt regionaalse keskuse Reggio Calabria. Meie oma regionaalses keskuses Narvas on mängitud kohalikku omavalitsust nüüd juba üle 30 aasta. Linnavõim ei toimi, valijate ja volikogu liikme blablabla. Nii et, aga Itaalia puhul on aru saada, et see oli ilmselt seotud siis nii-öelda Itaalia maffia võimutsemisega. No maffia võimutsemisega, Berlusconi valitsemisega, et kõike seda, olgu Itaalia nii demokraatlik kui tahes, me ju ikkagi endale ei tahaks. Nii, ja siinkohal väike paus.